Reisilainele. S-Traveliga. Tere head kuulajad, mina olen Sandra ja te kuulate Reisilainele S-Traveliga podcasti. Täna võtame ette siis ühe teema, mis ei ole võib-olla reisi planeerimise juures ilmselt kõige glamuursem osa ja vahel võib-olla kipub tahaplaanile jääma, aga mis tegelikult võib osutuda siis reisi kõige olulisemaks ja selleks on siis reisikindlustus. Ma usun, et olulist teavet jätkub tänases saates nii neile, kes võib-olla pole veel reisikindlustusega väga kokku puutunud, kui ka neile, kes on sellega kokku puutunud, aga kes ei ole ikka veel nagu päris kindlad, et mida see tegelikult katab, millal seda tuleks sõlmida ja kuidas valida endale see kõige õigem kaitse. Räägime ka sellest, milliseid vigu inimesed kõige sagedamini teevad ja mida siis ikkagi teha, kui reisil olles juhtub midagi. Mul on täna külas inimesed, kes seda teemat väga, väga hästi valdavad. Stuudios on mul siis S-Traveli lennupiletite ja reisikindlustuse müügidirektor Mauri Saarend. Tere, Mauri. Tere. Mauri on meil sarikülaline saates ja esmakordselt on meil saates siis ka Salva kindlustusest kindlustusdirektor Urmas Kivirüt. Tere, Urmas. Tere. Alustame siis sellest, et ma mõtlen, mulle tundub isiklikult, et reisikindlustus on ikka veel paljude jaoks midagi sellist, mis justkui nagu võiks olemas olla, aga selle sisu jääb sageli veel ikka veidi häguseks, mulle endalegi, olles töötanud reisibüroos juba väga pikalt. Ja seda, ma arvan, just eriti veel nende jaoks, kellel pole midagi juhtunud ja kellel puudub mingi isiklik kogemus, et mis aitaks nagu mõista seda, et miks see reisikindlustus ikkagi nii oluline on ja kuidas üldse täna reisikindlustuse roll on nagu muutunud võrreldes, ma ütleks võib-olla 10 või 20 aasta taguse ajaga, et kas inimesed mõistavad tänapäeval selle vajadust rohkem kui varem? Ma usun, et inimesed mõistavad seda vajadust väga palju rohkem kui 10 aastat tagasi, aga see maastik on natuke muutunud. Et kui 10 aastat tagasi inimesed ostsid enamasti reisibüroodest, siis täna on hästi paljudel juba pangakaardiga see kaasas ja see tekitab ühelt poolt nagu laiemat kindlustatust, aga teiselt poolt ka natuke segadust. Aga ma arvan, et olukord ei ole üldse halb ja neid inimesi, kes tõesti ilma kindlustuseta lähevad reisima, neid on täna juba väga vähe, aga neid siiski on. Seda me kuuleme Välisministeeriumi statistika pealt, et kui palju neil on vaja Eesti kodanikke välismaalt hädakorral tagasi aidata. Ja võibki olla ka see, et viimase võib-olla 10 ja 20 aastaks on juhtunud ka oluliselt palju rohkem või kuidagi, ma ei tea, tegelikult on ju igasugused sõjaolukorrad, looduskatastroofid, mis on siin lähima 10-20 aasta jooksul olnud kuidagi inimesed rohkem mõtlema pannud, et mis võib kõik juhtuda tegelikult. Maailm on muutunud ja maailm üleüldiselt. Ja mida aeg edasi läheb, seda kiiremini ta muutub. Et tegelikult reisikindlustus koosneb nagu 3 kõige tähtsamast osast, mis on tervisekindlustus, reisitõrkekindlustus ja pagasikindlustus. Ja kõige tähtsam sellest on kindlasti nagu tervisekindlustus, kus kõige suuremad kahjud võivad tekkida. Reisitõrkekindlustus on, ma ütleks, selline mugavusteenus, pool naljaga öeldes, et kui inimesel oli võimalus reis osta, siis tegelikult ei juhtu mitte midagi, kui see reis ära jääb. Et raha on makstud ja lihtsalt nagu üks hüve või mõnu jääb nagu saamata, aga maailm liigub sellest edasi. Sama käib pagasi kohta, et kas sul on need riided või asjad, mis sul kaasas olid või sul neid ei ole, elu läheb edasi. Aga kui välismaal juhtub mingi tõsisem tervisemure, need arved võivad minna üüratult suureks ja panna ka põntsu kogu inimese edasisele finantsvõimekusele. Et need 3 on siis nagu põhilised reisikindlustuse osad, mida võiks nagu iga inimene ikkagi oma kindlustuse alla tegelikult panna. Ta vähemalt peaks mõtlema nende asjade peale ja ise otsustama siis, et mis on tema jaoks oluline ja mis summadega seda kaitset siis osta. Ja siis on olemas ka igasugused huvitavad lisakaitseid, mida vaatasin Salva kindlustuse lehel oli päris kena pikk järjekord. Kuidas nendega on, kuidas need järjest nagu sinna tekkinud on? Kunagi need oli palju vähem, eks? Et need on ka kõik vastavalt siis mingitele olukordadele maailmas olevatele muutustele sinna juurde tekkinud. Eks elu on õpetanud. Et selles mõttes, et need 3 põhikaitset on standardsed ja nad on aastakümneid olnud suhteliselt sarnased. Aga tuletan meelde
aastate tagust tuhaprobleemi Islandi vulkaaniga, sealt tekkis lisakaitse looduskatastroofi kohta. Et kõik inimesed seda katet ei soovi, aga need, kes soovivad, neil tekib võimalus seda osta. Siis on tekkinud terrorismi lisakaitse, mida me tervisele pakume automaatselt kaasa, aga reisitõrke puhul küsime jälle sellest lisaraha, kuna osad inimesed tahavad natuke odavamat lepingut ja väiksemate kaitsetega. Ja on veel erinevaid, nagu ürituse ärajäämine või makseraskused, maksevõimetused erinevate teenusepakkujate puhul, et vastutuskindlustus, mis minu jaoks oli selline uus asi. Vastutuskindlustus, rendiauto, oma vastutuskindlustus, you name it, et tegelikult neid katteid on palju ja juhul, kui kas seda osta veebist, reisibüroo käest, ma usun, et konsultandid kõik pakuvad need variante välja ja teevad siis sellele kliendile sobiva retsepti kokku, mis peaks vastama tema vajadustele. Mauri, millised lisakaitsed sina ise oled kasutanud või millised sina näiteks ka oma tuttavatele soovitad, mida nendele 3 tavale lisaks juurde võiks võtta? Aga see kõik väga palju sõltub sellest reisi iseloomust. No seda muidugi, jah. Et võtame näiteks selle maksejõuetuse ja streikide vastase lisakaitse. Kui sa lendad näiteks Turkish Airlinesiga, siis võib öelda pea 100% tõenäosusega, et nemad ei streigi. Kui sa lendad Lufthansa, Finnairi või SAS-iga, siis on selle streigi toimumise tõenäosus märksa suurem. Et sellisel juhul tasub selle peale mõelda. Rendiauto oma vastutus on ka küllaltki vajalik mõnes olukorras, nagu me oleme võib-olla omal nahal kogenud. Oleme omal nahal seda saanud. Ja rendifirmad küsivad teinekord ikka päris ulmelisi summasid selle eest, eks? Jah, iga kriim maksab sul seal mitusada eurot. Võib-olla veel ütleks siia juurde seda, et sa küsisid, mis on muutunud viimase 10-20 aasta jooksul, et inimesed lihtsalt reisivad väga palju rohkem täna kui 10-20 aastat tagasi. Ja seetõttu muidugi on neid juhtumeid ka ilmselt koguseliselt rohkem. Ja kui siis mõnel inimesel ei ole kindlustust, siis on ka ületanud uudiste künnise, mis samas ka aitab järgnevatele müüa seda kindlustust. Et kui sa ikkagi loed, kuidas keegi on hädas seal välismaal lõksus mingite 100 000 haiglaarvetega, et siis sa mõtled väga sügavalt enne, kui sa ise lähed. Aga hakkame selles mõttes nagu otsast peale, et sellest tegelikult võiks öelda, et ühest kõige olulisemast osast, millal teha reisikindlustus. Et see on ka alati selline, ma ütleks koht, kus inimesed ei tee seda nii, nagu seda võiks teha. Ei mõtle selle peale, ma isegi olen teinekord jätnud selle liiga hilja peale. Et millal on siis ikkagi kõige õigem aeg vormistada omale kindlustuspoliis ja miks? Sellel on ainult üks ja ainuke õige vastus, et siis, kui inimene ostab endale reisi, just kohe siis. Teine alternatiiv on muidugi see, et kui inimene reisib palju, siis ta ostab endale aastase reisikindlustuskatte ja siis tal selle ostmise probleemi nagu tegelikult ei olegi. Mauri, ja ma olen absoluutselt nõus ja miks see nii on, et tasub kohe osta kindlustus, on see, et siis on sul juba kaetud mõned riskid, mis võivad tekkida enne reisi algust. Näiteks ostad täna puhkuse reisi endale, aga homme mured jalaluu. Et ei saa minna. Aga kui sa oleksid ostnud kindlustuse, siis oleks see olnud kaetud, et sa saad oma reisiraha tagasi. No ühesõnaga, kui ma lähen ülehomme reisile ja teen täna kindlustuse, siis mis mul katmata jääb? See on, et kui sa nüüd ülehomme reisile lähed, siis seal on see teema, et reisitõrge peaks olema ostetud vähemalt 72 tundi enne reisi algust. Okei, see on juba, jah. Või vist siis ma olen juba hiljaks. Oli ka selline erand, et vahetult, kui sa ostadki reisi, nagu paar päeva võttes pead ostma kohe koos reisiga. Et selles mõttes, et nagu selle reisitõrke katte saab ka siis, et kui sa tõesti see reis osta, see esimene reisi osa broneerida, näiteks 2 päeva ennem reisi, siis reisitõrke katte tuleb ka kaasa. Okay. Aga üldjoontes on ikkagi see reisitõrge hakkab kehtima 4. päevast. On osad lisakaitsed, mida hiljem ei saagi endale juurde osta, kui ainult siis selle reisi broneerimise ajal, nagu looduskatastroof, need samad streigid, maksevõimetused ja muud asjad. Et selles mõttes, et nagu, see on üks reegel, mis... Reisi jooksul ma nagu mingid lisasid lisada ei saa üldse?
üldjoontes saab, aga neid konkreetseid lisakaitseid, mida müüakse ainult nagu siis kui ma mõtlen reisi jooksul äkki, et ma tahaks tegeleda mingisuguse vähe aktiivsema spordiga ja siis selle lisada, siis see oleks võimalik. See on okei, jah, aga ütleme selline olukord, et ma nüüd siin märtsis broneerin reisi ja ütleme siis juunikuus tundub, et Lufthansa hakkab streikima, siis nagu siis on juba selle nagu streigiga lisakindlustuse ostmine nagu võimatu. No Lufthansaga lennetasi tasub kindlasti selle streigile. Ma ei ütle midagi Lufthansa ega Finnairi ega muude nagu selliste toredate lennufirmade kohta, aga mõnedel ettevõtetel on see streigirisk suurem ja teistel nagu väiksem ja me iial ei tea, kus mingi vulkaan hakkab purskama või kuskil mingi taifuun tuleb, et seda me ju mingid piirkonnad ei tea. Mingil määral ikkagi on sellised ohupiirkonnad kogu aeg olnud ja siis sellega võiks nagu arvestada võib-olla. Nad on riskantsemad, jah. Ja tooks ühe asjaga veel välja, et inimesed, kes on endale ostnud nagu aastase reisikindlustuse, korduv reisikindlustuse, siis kui vahest tekib olukord, kus nendest katetest ei pruugi piisata, siis ka mõne uue kallima või uue sihtkoha valimisel saab sinna osta nagu lisakindlustusi juurde. Väikse upgrade'i teha. Ja, teha väike upgrade nagu kas siis riskiohtlikule tegevusele või mõne uuele piirkonnale või tõsta reisitõrke limiiti mingiks üheks reisiks, et see kõik on nagu võimalik. Nüüd, kui see aeg on nagu paigas, millal seda teha tuleb, siis minust järgmine kõige suurem, nagu, mis võtab silme eest kirjuks, on siis igasugused need kaitsete summad. Et juba sellest rääkisime, et kõige olulisem on tervisekindlustus. Seal on siis salvakindlustuse näitel vahemikud 50 000 kuni 1 miljon. See on nagu väga suur vahe ja esmapilgus need numbrid tundudki nagu nii ulmelised, et paneb mõtlema, et mis minuga küll juhtuma peaks, et mul võiks minna vaja 1 miljonilist katet. Millistes olukordades võib see näiteks 50 000 eurot väga kiiresti otsa saada? Ma ütleks, et väljaspool Euroopat ma ei soovitaks mitte kellelgi 50 000 kattega minna. Ja isegi mitte 100 000-sega, et ka sellest võib jääda puudu. Ausalt. Et ma arvan, et tegelikult Euroopa sees 50 on miinimum, 100 on parem, et pigem 500 000 on selline optimaalne, ütleme väikse saladusega välja, et eks see 1 miljon on natuke reklaamitrikk, et nagu, et nende arvete miljoniline minek liiga suure tõenäosusega ei ole, aga ega kui mitte võrdlete selle kindlustuse hinda 500 miljoni vahel, siis ega see nagu liiga palju ei kasva ka. See on päris huvitav, et tegelikult ei olegi nagu see kindlustusmakse väga ei muutugi sellest, et ometi summade suuren. See tuleneb ka sellest tõenäosusest, et nagu et juhul, kui need ravikulud hakkavad minema juba sinna 6-kohaliseks, siis alati tekib see küsimus, et kas on mõistlik võtta spetsiaalne medical evacuation plane või medical lennuk, mis toob selle ühe konkreetse patsiendi tagasi Eestisse, kus võib-olla on kvaliteetsem meditsiiniteenus kui selles sihtkohariigis, kus see inimene parasjagu on. Et kui me jõudsime nende summade juurde, siis meie ajaloos need suuremad summad jäävad sinna 150-200 000 vahele, mis on tulnud maksta nagu meditsiini ühe inimese puhul. Okay. Ja neid ei juhtu väga tihti, aga ma ütlen, et viimase 6 kuu jooksul on üle 100 000 juhtumeid 3 tükki meil. Et neid ikkagi vahest tuleb ja vahest tuleb neid rohkem. Mauri, kas sulle meenub ka Estraveli ajaloos ka mingeid väga suuri selliseid case on olnud? No meie ju ei tegele otseselt selle kahjukäsitlusega, et me kuuleme oma koostööpartneri käest, kui midagi on, aga jah, ei niimoodi ma ei oska öelda. Aga jah, just see meditsiiniline evakuatsioonilend, et see ongi väga kallis, et oskad sa öelda, et mitmetes 10 000 see maksta võib? See sõltub kohast, kus lend tuleb, aga ütleb nii, et ühe patsiendi äratoomine Euroopa piires on 50-70 000. Mis tähendab seda, et on spetsiaalne lennuk, mis stardib kuskilt, lendab selle patsiendi juurde. Seal on põhimõtteliselt medical team peal, kes ainult temaga tegeleb ja ta tuuakse siis Eestisse sellesse haiglasse, kus on kõige parem valmisolek selle inimese aitamiseks. Ja väljaspool Euroopat on siis veel mõned korrad kõrgem see summa. No, ütleme nii, et Kagu-Aasiast ma arvan, et see lend ise on juba üle 100 000. Ja. Millistes riikides on kõige kallimad ravikulud? See on väga lihtne küsimus, et Ameerikas. Vaatame Atlandi ookeani taha, et Ameerika, Kanada. Kanada ka? Jah. Okei. Mauri, sul on midagi veel lisada? No mina tean, et üllatavalt kõrged on need ka sellistes puhkusereiside sihtkohtades nagu Egiptus näiteks või ka Türgi kohati. No mingite suhteliselt tühiste asjade eest võivad sealt tulla väga suured arved. Ma lugesin See on see teine teema, et kust tuleb nagu maksimaalsed arved, ehk siis, et Türgis Egiptuses üldjuhul nagu sinna 6-kohaliseks need numbrid ei lähe.
aga tühise haiguse pealt nad küsivad ikka kõvasti üle ja me võitleme sel teemal ka päris palju nende haiglatega. USA haiglatega siis peamiselt, jah? Ei, Türgi Egiptusega ka, aga ütleme, seal käib küsimus see, et kas see õiglane kulu on 2000 või 20 000, aga sellist nagu Türgist Egiptusest 100 000 arvet ma pole veel näinud. Ma lugesin ka mingit meie vana blogi, see oli juba mingi aastast 2014, tänapäevale need summad teised, aga seal oli ka päris hästi öeldud, et pimesoole operatsioon Tšiili erahaiglas võib maksta umbes 12 500, Kanada riiklikus haiglas 2000 ja Valgevenes 112. Selline tore võrdlus oli nagu toodud nendest ühe ja sama asja nagu kuludest. Valgevene eripära on see, et on see, mida arstile makstakse, et see tuleb veel nagu ise burgeriputkas süüa käia toomas ja oma toa eest ise maksta lisaks seal. Aga eks see ravikulude kallidus nagu on ka seotud sellega, kas sa lähed, eks ju, erahaiglasse või riiklikusse, et paljudes sihtkohtades võib-olla seda kes see täna ütles, et Tenerifel ei pidavalt olevagi erahaiglad, või tähendab, vabandust, riiklikud haiglad ongi ainult erahaiglad. Et sul ei pruugigi seda riiklikku haiglat olla kuskil võtta, et ongi ainult see kallis erahaigla. Vahest ongi nii, ja tihti on see ka Austria suusakuurortites, et kui näiteks suusates midagi juhtub, siis ega riikliku haiglasse satub ikkagi väga harva, et seal on nagu erahaiglasüsteem on väga tugev ja need arved on ka vastavalt suured. Aga see on see hea küsimus, mis toob mind just selle sama Euroopa ravikindlustuskaardi juurde. Ja seda ma tahtsin ka küsida, et kui see on olemas, et milleks siis veel see tervisekindlustus, reisikindlustuse näol nagu... Siin see vahe ongi, et Euroopa ravikindlustuskaart katab nagu ravikulud Euroopa riiklikus ravisüsteemis. See tähendab seda, et erahaigleid ta ei katta mitte üldsegi. Et kui juhtub, et te satute riikliku haiglasse, siis on kõik hästi ja meditsiinikulud makstakse kinni. Ilmselt tuleb ise juurde maksta mingisugused mõned olmekulud, võib-olla voodipäeva maksumus või midagi taolist, aga suurtes joontes ta nagu aitab. Aga juhul, kui satub erasüsteemi, siis ei ole sellest midagi abi. Ehk siis Euroopas reisides ikkagi ainult sellest ei piisa, hea oleks ikkagi, kui oleks mõlemad olemas. Võib-olla ma praegu nagu räägin natuke nagu enda äri vastu, aga ütleme siis nagu Baltikumis ja Soomes võib-olla saab sellega hakkama, et ma ei tea, Mauri, kas sa nõustud muga? Ilmselt. Kas sul on olemas Euroopa ravikindlustuse kaart? Kuna mul on olemas kindlustus, et siis ma ei ole seda viimasel ajal enam pikendanud, aga kunagi on olnud. Ma vist ka ühe korra olen teinud ja rohkem pikendanud ei ole, et mul ka alati on kindlustus olemas, et ma enam selle peale nagu ei... Et ma arvan, et pigem nagu inimesed, kes lähevad Lätti, Leetu või Soome, nad ei mõtlegi, et see oleks nagu reis, et ma paljud ei teegi reisikindlustust üldse käigin nagu naabril külas ja enamasti ei juhtu sellest ka mitte midagi need. Aga siis reisitõrge järgmine, et selle summa valimine, et kuidas seal siis see liiga väike summa võib päris valusalt kätte maksta, et olen seda ka omal nahal tunda saanud veidike, et varasemalt ka mina olin nagu selline inimene, kes pani reisitõrke selle kaitse summa kokku vastavalt sellele, et kui palju mul see lennupilet maksis, majutus, võib-olla seal ka mingi bussipilet või ühesõnaga arvutasin kokku, mis ma kõik kulutanud olen ja vastavalt siis sellele. Kunagi ma ei mõelnud sellele, et see summa võiks olla nagu tegelikult ikkagi suurem ja kuniks juhtus see, kus mu lend tühistati ja pidin hakkama leidma nagu siis teist teed koju ja see osutus päris kalliks. Õnneks tookord vähemalt, Mauri ma arvan teab millest ja Mihkel millest ma räägin, aga õnneks tookord jäi täpselt praktiliselt piiri peale see summa, aga meil oli ka seltskonnas inimesi, kellele jäi väheks. Mille järgi ma peaks nagu selle summa nagu valima, et mis see nagu optimaalne see suurus oleks, kui palju suurema ma peaks ta võtma? Sinu lähenemine on väga tüüpiline, et inimesed ostavadki kindlustuse selle summaga, mis neil selleks reisiks nagu on kulutatud. Ja see töötab siis, kui sul jääb see reis üldse ära, sa jääd haigeks enne reisi, siis sa saad selle oma raha tagasi. Aga nüüd, kui sa juba reisil oled ja toimub siis mingi tõrge, siis väga hea on näiteks Estravalist ostes konsulteerida meie reisikonsultandiga, et mis tema arvab, mis see summa võiks olla, et mis sul tuleb välja käia, kui sul näiteks toimub mingisugune häire lendudega. Et kui sa ostad endale, ma ei tea, pool aastat ette väga odava pileti Kagu-Aasiasse ja siis pead uue pileti ostma 2 päeva ette, et see hinnavahe võib olla 3-kordne näiteks.
noh, nagu praegugi ju hiljutiste maailma kõik selle Lähis-Ida konflikti taustal, eks ju, kus inimesed Aasiasse ostsid võib-olla 800 kuni 1000 eurot piletid ja tagasilend, ainuüksi üks suund tagasilend oli juba, noh, Mauri, mis sa seal vaatasid, mingi üle 2000 ikka? Jah, tähendab, no see muidugi ekstreemne näide. Need, kes olid nagu Aasias lõksus, neil olid Lähis-Ida lennufirmade piletid ja nad ei saanud sealt kaudu tagasi tulla, sest teiste lennufirmade kohad lihtsalt müüdi välja. Ja ainuke tee tegelikult sealt Aasiast kiiresti tagasi oli suure ringiga, siis läbi kõigepealt üle Vaikse ookeani Põhja-Ameerikasse ja siis Põhja-Ameerikast üle Atlandi ookeani Eestisse. Noh, see ei ole odav, et see tuleb kokku ümber maailma reis, aga ta oli ikkagi soodsam kui sealt, noh, need üksikud alles jäänud kohad Aasiast Euroopa otselendudele. Mõni kord siis need hinnad tõusid, ütleme, võrreldes algselt makstuga. Mis antud praeguses olukorras ka oli nagu üks suuri probleem oli see, et inimestel ei olnud seda raha välja käia kohe. Et mis ongi see, et kui sa teed selle kindlustuse ja reisitõrked, siis ei saa ju nagu ainult selle peale lootma jääda, et kui mul nüüd koha peal midagi juhtub, ma pean hakkama uusi lennupileteid omale muretsema, et päris tühjad, et taskutega ei saa ju reisile minna, eks, et sul peab ikkagi mingi rahaline puffer olema või vähemalt võimalus vajadusel siis lähedastelt raha saada. Et tegelikult ju teoorias käib niimoodi, et kindlustus hüvitab ikkagi peale sinu enda tehtud kulutusi. Enamasti küll, et kui on mingisugused ekstreemjuhtumid, kus inimene on tõesti nagu välismaal hädas, on võimalik ka mingisuguseid nagu ettemakseid või nagu abiaktsioone teha, aga seda alati kindlussumma piires. Ja ma olen nagu Mauriga 100% nõus, et noh, tegelikult selle peale tuleb mõelda, just nagu reisikonsultandiga läbi rääkida, et kuna me plaanime reisi pikalt ette, me teeme võimalikult optimaalse, odava, säästliku nagu ostu, aga kui viimane hetk tuleb osta, siis ongi 2-3 korda kallim ja tegelikult aga see kindlustusmakse nüüd 2-3 korda kallimaks ei lähe, kui võtta selle, ma ei tea, 1000 euro asemel 3000 reisitõrke katte või 500 asemel 1500. Mauri, mis sa oskad veel midagi lisaks öelda sellele? Ma arvan, et see teema sai nüüd kokku võetud. Okei, võtame järgmise asja, et pagas. Ennem just kolleegidega laua taga rääkisime ka, et noh, et kui palju sina siis, kui sina reisil lähed, kui palju sina oma pagasile paned? No ikka mina alla 500-600 küll kunagi ei pane. Mina mõtlen, et ma vist tavaliselt alati piirdun kuskil 300-ga, et noh, üldjuhul ma reisile mul ei olegi mingisuguseid megakalleid brändirõivaid ega asju, aga ma üldjuhul pakin ikkagi suhteliselt light nagu endal asju kaasa, et kuidas selle pagasiga, mismoodi selle nagu summa valimine võiks käia? Ja siin tuleb kõigepealt natuke neid tingimusi lugeda, et pagasikindlustuses on päris olulised välistused, et võib-olla Urmas oskab täpsemalt öelda, et noh, on mingid päris väärtuslikud asjad, mida see kindlustus ei... Rolexi kell näiteks või midagi? Me ütleme, enamasti on pagasikindlustus sellise üksiku eseme maksimumväärtus. Et mis on seotud protsendiga sellesse summasse, et mina soovitaks ikkagi pagasikindlustusse võtta mõistlikult ja pigem sinna 2000 kanti miinimum. So. et tegelikult, kui te hakkate mõtlema, et pange oma püksid ja pintsak ja saapad kokku ja kui te peate need kõik uuesti ostma, siis noh, palju läheb. Ma olen ikka väga nagu sõltub mida osta, eks. Et noh, mis nagu reaalselt kõige rohkem juhtub, on kohvrite lõhkumine, ma arvan, et siis tuleb seda kohvri hinda vaadata. Sinul on seda päris palju juhtunud, ma olen nende aastatega kuulnud. Ja viimati juhtus 2 nädalat tagasi. Nii, ja kindlustus kattis? Ja salva maksis välja ilusti, et mul oli väga ilus kohver. Oli jah? Sellise, ja. Maailmakaardiga. Ja kui ma lendasin Chicago, New York, München, Helsingi, siis Helsingis ta tuli lindilt niimoodi, et ta oli katki, et suur pragu oli sees. Tegin raporti ja põhimõtteliselt järgmisel päeval oli, noh, mitte kogu kohvri väärtus, aga eks sealt oli mingi kulum maha arvestatud, aga siiski küllaltki suur osa oli siis arvel. Pagasikindlustuse puhul on üks asi veel, et noh, ta võib puruneda, ta võib kaduda, aga ta võib ka hilineda. Ja see on kõige tavapärasem vist. See on kõige tavapärasem. Paaripäevane hilinemine. Aga siis tuleb ka midagi teha, et mul endal oli isiklik kogemus möödunud aasta, kus ma läksin ka Kagu-Aasiasse ja mul jäi golfipagas kadunuks. Või nüüd kadunuks, aga ta tuli 3 päeva hiljem. Aga noh. Golfi tahtsid ju kohe mängida. Just. No mis tähendas seda, ma pidin mingisuguse uusi riideid ostma ja rentima varustust nii kaua, aga
see 100 € päevas on see limiit, mida saab selle kasutada, et sellega sai väga hästi hakkama neid. Et seal ongi siis nagu nii-öelda vajalikud kulutused, ma saan aru, Just, päris et see ei ole, et ma lähen nüüd omale, ma ei tea, mingid lukskaupu ostma siin kohe omale. Ega me seal piiri ei sea, et nagu see piir on see 100 € ees või 60 € on standard, aga seda saab suurendada. Mida sellega teha, ta ei tohiks olla nagu, ma ei tea, Rolex, et seda ei ole seal otseselt tarvis, aga kui minna Põhjamaadest nagu Lõunamaadesse reisima ja sul ei ole nagu ujumispükse siis nagu või hügieenitarbeid, siis see on elementaarne, et see on vajalik. Aga kui ma lähen näiteks meesterahvas läheb tööreisile ja tal terve ülikond jääb maha, aga tal on vaja seda. Ülikonnad ei ole odavad. Oleme neid ka maksnud, aga limiidi piires, et eks ta siis valib, millise ta ostab ja kui läheb üle, siis ega me ülikonda pärast tagasi võtta, et see jääb tema tuleviku kollektsiooni. Ja. Mauri, mis sa veel pagasi kohta häid nippe jagada? Võib-olla nipi asemel ma ütleks seda, et need hüvitised mingisuguse sisu ja hilinemise eest, et need kehtivad siis, kui sa lähed välismaale. Aga kui sa tuled reisilt tagasi Eestisse, et siis üldiselt ollakse seisukohal, et inimesel on kodus kõik vajalikud asjad olemas ja siis nagu hilinemise eest lisahüvitist ei saa. Vastab tõele, aga see on ju ka elementaarne. Et kui on, kui ta üldse kadunuks jääb, et siis makstakse küll välja. Aga kuidas see käib, et kui jääbki näiteks üldse kadunuks, et kuidas ma nüüd siis hakkan tõestama, mis väärtuses mul seal kõik see maksma on läinud kunagi? Päris tšekkideni me nagu ei lähe, aga üldjoontes kirjeldad vabas vormis ära, et mis seal kohvris oli ja ütled, palju teie nagu see väärt on ja palju see kohver maksab ja siis meie kahjukäsitleja võidab sinna pilgu peale ja teeb selle otsuse, et palju makstagi enamasti. Paraku peab ütlema, et need pagasikindlussummad valitakse piisavalt väiksed, et, nagu mina just enne ütlesin. Et see iga kohvri sisu koos kohvriga ületab selle 300 või 500 €, mis on tavapärane pagasi kattevalik. No jah, selles suhtes, et mina küll ka enamus oma reisiten lühikesed ja käsipagasiga, et siis väga suurt ei olegi nagu vaja, aga nädalaks ja äraantava pagasiga siis juba. Aga tegelikult ma võtan mütsi maha nagu lennufirmade ees, et tegelikult neid pagasi ära kadumisi, ehk siis, et kohver ei tule kunagi välja, on tegelikult väga vähe. Inimestel on kõigil AirTagid kohvrites sees, näevad küll, kus on. Aga mis nüüd puudutab seda, et sul äraantavat pagasit ei ole, et siis on võib-olla ka hea öelda, et see pagasikindlustus ei ole mõeldud ainult lennu jaoks. Et võib-olla, et sul varastatakse see käsipagasi kohver näiteks majutusasutusest ära või murtakse rendiautosse, siis võetakse sealt midagi ära, et see ja see on kusjuures täiesti realistlik, oleme oma kolleegiltki kuulnud, kuidas Itaalias rendiautosse lõhuti aken sisse ja viidi, jah. Et see kindlustus kaitseb ka siis niisugustel puhkudel. See toob mulle ühe ammuse naljaka loo pagasiga meelde, et kuidas üks võimalik pagasikindlustusjuhtum viis nagu tervisekindlustuse juhtumini. Et üks selline tugev proua oli Tenerifel ja oli kuskil looduspargis, kus olid ahvid. Ja üks ahv tahtis tema punast käekotti ära varastada. Aga see proua mõtles, et ega ma seda kotti küll lahti ei lase ja lohises selle järgi. Kuni siis kott jäi alles, aga tuli natuke ravida teda. Jeerum, ma juba mõtlesin, siit tuleb mingi keegi läks pätiga kaklema või midagi, aga see peaaegu ongi. Kus riikides ja millistel siis, millist tüüpi reisidel juhtub kõige rohkem õnnetusi? Ma võin juba siin nagu mingil määral aimata, aga ma ikkagi küsiksin üle, et mis need nüksed kõige levinumad riigid ja juhtumid on, millega salvakindlustus just tavaliselt rinda pistma peab? Need 2 riigi nime on juba siit ennem läbi käinud, et Türgi ja Egiptus. Aga see on ilmselt ka sihtriigid, kuhu Eesti turistid kõige rohkem lähevad, eks ju, ja sellepärast on nad ka seal eraldi, eks ju, kallimana välja toodud, kui sa hakkad seal neid riike valima. Just. Ja kindlasti on ka see, et just see sama nagu toidu mikrokliima, võib-olla hügieen on natuke teistsugune, et seal tekib palju konditsioneerist külmetamisi, seedeprobleeme, väikseid viiruseid. See ongi tavaline. Ja muidugi mängib rolli ka see, et need on kohad, kus käiakse lastega ja lastega juhtub alati rohkem kui täiskasvanutega, mulle tundub. Lastega juhtub nii ennem reisi rohkem kui ka reisi ajal, jah. Okei, aga mis peale nende veel, vaatame natuke kaugemale, et mis riigid on veel, ma kujutan ette, et Tai võib olla üks riik, kus kindlasti palju õnnetusjuhtumeid
jõuab teeni? Tai on ka selline kallim koht ja Tai eripära on see, et seal liigeldakse erinevate asjadega liikluses, mis on vastupidi meie enda harjumusele ja üsnagi kaootiline, et juhtub palju rolleriõnnetusi. Rolleriõnnetuse kohta, et kas on niimoodi, et ametlikult peab sul olema rolleri rentimiseks A-kategooria juhiluba ja sulle võidakse küll rentida see ilma selle juhiloata, aga kui nüüd mingi õnnetus on, et siis ta seda välja ei maksa, kui inimesel seda juhul kui rolleri võimsus on üle 50 kuubiku. Okei, et alla selle on okei. Jah. Enamasti neil vist ikkagi on ju, ma Tai kohta muidugi ei oska öelda. Kas see on ka, et kiiver peab olema, kui ma tean, et Tais ja üldse Aasias seal väga paljud sõidavad ka ilmasuguse turvavarustuseta, et kui suga juhtub õnnetusega, sul kiivrit ei ole, siis... Meil selliseid kogemusi ei ole, aga tegelikult Tais on ka, turismipolitsei on väga aldis trahvi tegema, kui kiivrit ei ole, et üldjuhul turistid sõidavad siis kiivriga ja kohalikud lasevad ilma, et see on selline peaksite täitsa rumal peast olema, aga ilma kiivrite Tais okei. Mingi riik veel võib-olla oskad veel ette tuua? Ameerikas? Ei? Ameerikas on kahjusid, aga nad ei ole väga sagedased ja kui need on, siis nad üldjuhul suured. Kindlasti on see, et Euroopas reisitakse hästi palju ja see on selline everyday business. Suusareisidel ma kujutan ka ette kindlasti iga talv te panete seal kokku neid kahjusid. Just, ja suusareisidel on selline enam-vähem juba selline väljakujunenud nagu maksumus, et selline õlamurd või jalamurd Austrias on selline 15,000–25 000, et võite arvestada, et kui kindlustust ei ole, siis see on see arve, mis tuleb ise kinni maksta. Me räägime nüüd ikkagi nendest tervisekahjudest. Ja. Aga samas reisitõrge võib olla ka see, kui ma lihtsalt jään näiteks jätkulennult maha. Mul on 2 eraldi lennupiletit. Seda ma tegelikult oma kirja ka panin, et eriti veel, kui sa broneerid, eks ju, väga lühikese vahega omal, mis see miinimumvahe peaks olema, et see läheks kindlustuskahjule? Siin peab kõigepealt rääkima sellest, et kas need lennud on vormistatud ühe lepinguga, ühel piletil. Ütleme, et ei ole, sest kui on ühel piletil, siis vastutab lennufirma. Siis on lennufirma, eks ju. Aga kui ostagi 2 eraldi piletit, näiteks low-cost lennufirmadega teisiti ei saagi, kui sa tahad mitu lendu kombineerida, et siis salvatingimused ütlevad, et peab olema vähemalt 2 tundi vahet Euroopas ja 3 tundi väljapoole Euroopat. Aga kui tahta ikka kindel olla, siis mida suurem see vahe on, seda parem. Et kui on tund aega vahet, sa oled ise süüdi ja... See on oma risk, jah. Ja ma usun, et ükski reisikonsultant ei soovita ka. Ei, reisikonsultant kindlasti, ma arvan, aga meil on neid ise broneerijaid juba tänapäeval nii palju, et... Kui lugeda reisifoorumeid, siis on sageli selline teema, et mul on seal Stanstedis 55 minutit aega lendude vahel, et kas ma ikka jõuan. Ja eks ju ei ole vaja passi. Et saab ju ID-kaardiga, ei saa. Ma tahtsingi tegelikult ka puudutada just seda Türgi, Egiptuse teemat versus näiteks Kanaari saarede või Kreeka, et tegin seal ka Salva kindlustuse lehel sellise perepaketi valmis ja vaatasin, et hinnas vahe oli ikkagi üle 100 euro. Pere puhul võib see täitsa nii olla. Pere puhul 4-liikmelise pere puhul nädalane reis ja ikka päris suur hinnavahe. Et kui ma oleks sinna veel lisanud näiteks oma 60 pluss ämma ka juurde, et siis... oleks ilmselt veel kenam see. Aga see ongi, et kui võib-olla kunagi oli selline arvamus, et reisikindlustus ei maksa mitte midagi, et on selline nagu odav ja võib-olla ta 20 aastat tagasi oligi üsna odav, siis tegelikult vahepeal need maailm on nii palju muutunud, reisid on läinud kallimaks oluliselt ja sellega vastavalt on ka see teenusetega. Et see nüüd liiga kasumlik äri ei ole, aga me otseselt nagu ei kurda, et selles mõttes, et need kahjud on vastavuses selle maksega, mida me küsime klientide käest, et võib-olla see on selline hea koht, kus kohas ma seletan natuke sellist kindlustuse üld toimimise põhimõtet ka. Et kui te arvate, et nagu kindlustusselts on selline koht, et nagu küsime raha, maksavad kõik välja. Kindlasti kõik arvavad niimoodi, olgu reisikindlustus või liikluskindlustus. Ja nii ongi, aga küsimus on see, et mis raha me välja maksame. Et me tegelikult ju ei tooda midagi, vaid me jagame enda klientide raha ringi ja nende samade klientide vahel. Ehk siis kogume kõigilt ja maksame neile, kellel juhtub ja enda kulud tuleb ka ära katta. Et põhimõtteliselt nagu need kahjud makstakse kinni inimeste enda rahade eest, me lihtsalt teeme selle statistika, et kellel juhtub ja palju küsida.
Et see hind sõltub selle juhtumi tõenäosusest. Just. Ja kui Egiptuses, Türgis on neid juhtumeid rohkem ja nad on, võib-olla ei olegi nii üksikuna nii kallid, vaid seal on selline kahjuinflatsioon, millest kindlasti osa on ka mõningal määral selline meditsiinisüsteemi skämm, ehk siis, et kirjutatakse juurde ja proovitakse küsida kõike, mis saab, siis lõpuks inimesed maksavad selle ise kinni. Või siis nad proovivad nagu kogumina mõistlikumalt käituda ja proovida nagu neid haiglaarveid seal mitte väga suureks lasta, et päris palju sõltub ka sellest, kuidas inimene ise käitub selle Türgi-Egiptuse haigla puhul eriti, kergemate juhtumite puhul. Ma ütleks veel selle perega reisimise kohta ja laste hindade kohta, et lapsed ongi statistiliselt need, kes jäävad suurema tõenäosusega haigeks ja sellest tulenevalt on ka nende see kindlustusmakse kõrgem ja mis siis juhtub, kui on perereis plaanis ja lapsed haigeks, siis tegelikult ju terve pere ei lähe reisile, et siis tuleb võib-olla seal 3, 4, 5 inimese kulud kinni maksta kindlustusele. Ja perereis maksab siin 3-6 tuhat nagu ja ega see kindlustus, kui ta maksab seal 600-700 eurot, siis ta ei olegi võib-olla protsendile nii palju. Kui nüüd veel tulla tagasi, sa rääkisid, et nendest hüvitist, et kui palju te tegelikult ikkagi ju ka inimestele hüvitatakse tagasi, siis just viimase aja need Lähis-Ida konfliktiga seoses, kui paljud siis kindlustusfirmad ikkagi tulid inimestele vastu sellega, sest üldiselt ju sõjaolukord ei ole kindlustusjuhtum, siis tulid suur osa Eesti siis kindlustusseltse ikkagi vastu inimestele ja hakkasid siis neid hüvitama. Lugesin üks kindlustusfirma, kas see võis olla PCU äkki või, rääkis 6-kohalisest summast, kas Salva võib ka umbes sinna kanti? Umbes suurusjärk on sama, jah. Et õnneks neid juhtumeid liiga palju ei olnud, ja need kulud ei olnud ka nagu väga suured, mõned üksikud olid nagu sellised kallimad hotellid, kus tuli nagu vähe pikemalt olla, aga üldjoontes nagu õnneks Dubai läks lahti suhteliselt kiiresti. Ja ma usun, et tänaseks kõik inimesed, kes on tahtnud, on sealt juba tagasi saanud ka. Tahaks loota küll. Teeme selle osa ka ära, et step by step, või mitte step by step, aga mis on see põhiasi, esimene asi, mida inimene peaks tegema, kui siis nüüd reisil olles tekib mingi probleem või õnnetus? Või mis need põhilised vead on, mida inimesed teevad või jätavad tegemata? Siin on ka üks selline üldine soovitus, et nagu sõltumata sellest, kas inimesel on kindlustus või ei ole, ta peaks käituma mõistliku inimesena nii, nagu tal poleks kindlustust. Et ta võiks oletada, et ma pean selle kõik ise kinni maksma, mida ma siis teeksin. Ja kui ta niimoodi käitub, siis kindlustusega ei teki ka kunagi mingit probleeme, kui te saate sellest loogikast aru. Ja muud juhtudel hoidke tšekid alles, kui see on nagu tõrke või pagasijuhtum, teatage politseisse, kui on tegemist kuriteoga. Ja meditsiinijuhtumite puhul osadel juhtumitel ei ole võimalik inimesel midagi teha, ta lihtsalt viiakse haiglasse. Teistel juhtumitel, kui tal on midagi teha, siis on alati võimalik ühendust võtta oma kindlustusandjaga, kui see on Eesti mõistes nagu tööpäev ja tööaeg või teine variant siis meditsiiniabi koordinaatoriga, kes töötab 24/7 ja sealt saab nagu otsesed juhised, kuidas käituda. Okei, aga kui mul näiteks lend jääb ära ja ma hakkan nagu endale mingit asendusvarianti vaatama, siis ma peaks kõigepealt teatama ikkagi kindlustusele, et mul selline case on ja siis või broneerin omal ära ja pärast ütlen. Tegelikult ei pea need, et kui te käitute mõistlikult, suhtlete oma reisikonsultandiga võib-olla, kes aitab seda nagu broneerida või leida valikuid või lennufirmaga, et siis, et kui see tegevus on suunatud sellele, et jõuda reisi sihtkohta ja ei ole see, et lendan Ryanairiga ja vaatan sealt kuskilt Emiratesi first classi asenduseks need. Why not? Siis see kõik on nagu mõistlik, jah. Aga selles mõttes, et mis tõendeid veel vaja on, et on tšekid on ju, või mingid arved on ju, mille alusel, et palju ma seal uute lennupiletid, aga et ma pean mingi pilte tegema seal sellest boardist, eks ju, kus ütleb, et flight is cancelled või mingi lennufirmalt küsima mingisuguse lausa nagu paberil kinnituse on ju. Mida rohkem, seda uhkem. Et võib-olla Mauri oskab seda nagu paremini kommenteerida, tal on nagu reisikogemust rohkem.
No ütleme, et see tabloo pildistamine on abiks või siis sulle tuleb ka näiteks meili peale mingisugune teade, et lend on edasi lükatud või jääb üldse ära, et see alles hoida. Ja põhimõtteliselt tänapäeval saab ju ka lihtsalt Google'isse kirjutada selle lennunumbri ja kuupäeva, et mis selle lennu staatus on ja saab siis näha, et kas see lend lendas, kas ta hilines. Päriselt? Jah, et selle nagu tõestamine ei ole üle liia keeruline. Ma tean, et on kunagi tahtnud mingid kindlustusfirmad, näiteks lennufirma tõendit, et mis põhjusel lend ära jäi. Ja võt sellise tõendi saamine on ülimalt keeruline. Et mis põhjusel lend ära jäi, wow. Et proovi Ryanairi robotiga suhelda ja selline tõend saada, et ma arvan, et Salva vist seda ei küsi. Ei. Kui kohver ära varastatakse, siis ikkagi esimene asi politseile teha avaldus, et ilma selleta... Juhul kui kohver jääb lennujaamas kadunuks, siis on baggage claim. Aga kui tänaval, siis võimalusel... Et lihtsalt sellest ei piisu, et ma ütlen kindlustusele, et kuulge, mul varastati kohver ära. Ei, lähimas politseijaoskonda ja raporteerida asi ära, et tõenäoliselt see kohver üles leitakse väga väike, kuid siiski, aga vähemalt fikseerimaks, et selline asi on toimunud. Juhtumi poole või ütleme tervisega, kui seotud siis mingi õnnetusjuhtumilt, et nagu sa juba natukene rääkisid, et et kui viiakse haiglasse, eks ju, siis pole nagu midagi, aga üldjuhul, kuidas see haiglaravi, ma kuskilt kuulasin ka, et kindlustus juba otse haiglaga toimetab, et sa ei pea nagu, et maksad ise seal mingid ravikulud ära ja siis pärast esitad arve. Ütleme selliste nagu väiksemate juhtumite puhul võib teha nii naa. Aga juhul, kui see meditsiiniabi koordinaator on juba nagu mängu toodud ilmselt nagu, või siis ka kui inimesel ei ole ka väiksemaid kulus ise maksta, siis me saame seda korraldada niimoodi, et see SOS International, kellega meil on koostöö, võtab ise haigla ühendust, garanteerib need arved ja inimene tegelikult lastakse sealt meditsiiniasutusest peale nagu terveks saamist välja ja võib siis jätkata oma puhkust, kui see oli väiksem asi või siis korraldatakse ka tema tagasilendet. Tahaks puudutada veel sellist teemat ka, mida reisikindlustus kohe kindlasti ei kata. Mõned näited välja tuua, isegi kõik lisakatted ja kõik, et mida kindlasti ei kata. Ma pakun välja, et alkoholijoobes juhtunud õnnetused. Kindlasti on alkoholijoove, vaimse tervise juhtumid tegelikult, need on kõikides kindlustustingimustes välistusena kirjas, et tegelikult põhisoovitus on see, et kui te mingisuguse lepingu sõlmite, ükstapuha, kus see ka ei oleks, et lugege ükskord need tingimused läbi ja kõige põhjalikumalt just seesama välistuste list, mis ei ole väga pikk, aga vähemalt on nagu ükskord selge, et nagu, mille peale ei pea sealt mõtlemagi. Mis seal veel võib olla? Kroonilised haigused vist äkki? Kroonilised haigused on teatud piiriga katte all. Et ütleme, meil kunagi oli väiksem limiit, praegu on ta... Et juhul, kui see kroonilise haiguse ägenemine oli akuutne reisi peal, ehk siis esmakordne, siis tegelikult me katame ka selle kroonilise haiguse ravi seal koha peal. Okay. Siis on välistustena kindlasti 100. Ja kui ei ole nagu lisakatet ostetud, siis ka nagu terrorism ja looduskatastroofid. Pandeemia oli ka, eks ju, kui see COVID oli. Ja. Aga seal jällegi sai leitud mingisugused lahendused, mis ühelt poolt jällegi nagu tundub nagu selline kindlustustingimuste evalveerimine, mis mulle tegelikult üldse ei meeldi, aga teiselt poolt, kui mingites oludes on võimalik klientidele vastu tulla ja see tundub nagu mõistlik, siis ma usun, et Eesti kindlustusandjad on nagu päris mõistlikult käitunud selle juures. No mina ütleks veel selle reisi ärajäämise kohta, et väga palju me ju müüme näiteks tööreise ja kui ütleme koostööpartner ütleb sulle, et sorry, et ma annuleerin selle kohtumise, et siis see tegelikult ei ole kindlustusjuhtum. Ütleme, on võimalik osta ürituse ärajäämise lisakaitset, aga see üritus peab olema mingisugune kas kontsert või konverents või mingisugune konkreetne korraldatud üritus, kuhu minnakse. Mitte niisama ärikohtumine, mis ära canceldatakse. Või siis lihtsalt ei taha minna, ma ei tea, raha saab otsa, et avastasin, et seal koha peal on väga kallis, aga mul oleks võib-olla vaja mingi kodumasin hoopis osta, et siis see ei ole kindlustusjuhtum. Alkoholi juurde tegelikult tahaks tagasi pöörduda, ma usun tegelikult, see on võib-olla siuke veits niuke teema, millest ütleme nii, et eestlasi on kindlasti väga palju, kes käivad ju meil just need eelnevalt nimetatud riigid, Türgi ja Egiptus, kus on all-inclusive hotellid, sul on kõik hinnas, sa lähedki sinna, sa puhkad seal basseini ääres, võtad mõned kokteilid, hakkad ujuma minema ja siis libised ja kukud. Vaata, see on see põhjusliku seose küsimus, et ega see ei ole absoluutne nagu välistus. Ja on ka siukseid nagu
turiste, kes selle 2 nädala jooksul all inclusive'is suudavad endale meditsiinilise kooma sellest alkoholist endale hankida. Aga kui ilmselgelt on näha, et on lihtsalt liivisemine kukkumine, see ei ole probleem. Ja see on ikkagi see peab olema ju meditsiiniliselt tuvastatud alkoholijoove. Aga ütleme, juhul kui see kukkumine on kuskilt trepist alla ja promilli on 2,8, siis ilmselt see on probleem. Ilmselt on, jah. Okei, et mõned kokteilid või paar klaasi veini ei ole nagu teema. Inimesed siiski lähevad ju puhkama. Jah. Nii, natukene sai sellest juba räägitud, aga võtame veel teemaks ka aastase reisikindlustuse. Et kellele see siis kõige rohkem kasulik on ja millisest hetkest see üldse ära tasub? Et kui mitu reisi sa aastas peaksid vähemalt võiksid teha, et see ära tasuks? Mauri, sinul kindlasti on aastane reisikindlustus. No on jah, tööandja kaudu ja siis omakorda Salva kaudu. Aga see ongi rohkem siis tegelikult ettevõtetele mõeldud see, et nad saavad oma töötajatele, kes käivad sageli välisreisidel, vormistada selle aastase poliisi. Aga tegelikult ka eraisikud ju, mul on juba enda tutvusringkonnas, mõni, kes käib mingi 4 korda aastas puhkuse reisil, tegelikult juba tasub vist ära või? No sõltub, kus kohas sa käid, kui sa käid 4 korda ala 1 päev Helsingis, et siis ei tasub. No ma mõtlen ikka nagu puhkuse reisidel, ma ei tea, 2 nädalat Tais, võib-olla nädal Kreekas ja siis nii edasi. Juba ma arvan see, et 2 nädalat Tais pluss 1 nädal Kreekas, et see juba tasub ära. Ja see annab veel mugavuse, et see aastane sooduskindlustus ta kehtib 120 päeva välismaal. Et ta ei ole mõeldud neile inimestele, kes lähevad välismaale elama või õppima, kuna see jookseb kinni, siis saab osta ka nagu täiskattega kindlustuse, mis on kallim. Aga see on just mõeldud selline mugavale turismile, ärireisile, kes mina tavaliselt mingi umbes 10 korda aastas reisin ja ideaalne lahendus. No siis on ta juba kindlasti vajalik. 4 korda arvad, et on siuke piiripealne oleneb. Ei, ma arvan, et 4 on juba okei, 2 on võib-olla vähe. No sõltub jälle, kui see 2 on ala teisele mandrile mitmenädalane reis ja siis teine ka mingisugune natuke kallim reis, et siis võib-olla ikkagi on täiesti piisav. Ja mis see aastase kindlustuse maksumus tuleb? See sõltub millal osta, et just oli siin tore turismimessi periood, kus olid head soodsad hinnad. Aga ma arvan, et mälu järgi see kogu maailma aastane sooduskindlustus oli kuskil 300 kopikatega äkki. Oskad sa Mauri paremini täpsustada? Mauri ei tea, Mauri ei ole ütelnud. Ei no, eraisiku puhul ta vist ikka see messi pakkumine oli soodsam. Ei, messi pakkumine 189, seda ma mäletan hästi. Jah, messi, okei. Aga ilma messi pakkumised. Jah, kui ei ole mingit seda eridiili, siis kuskil niimoodi tuleb. Aga Estravelist saab küsida ka korporatiivsele kliendile eridiili, mis on odavam. Aga ainult korporatiivsele siis kliendile? Jah. Millised katted on aastasel reisikindlustusel, Salva kindlustuses? Kas seal on ka nagu, ma saan aru, et saad valida või seal on mingi kindel pakett koos? Antud juhul selle messi pakkumisel oli vist pagas 1000, tõrge 2000 ja tervis oli 1 000 000. Okay. See peaks olema selline nagu tavareisile enamasti piisav needi. Aga jällegi, et kui me lähme 3 nädalaks Austraaliasse, siis ilmselt selle tõrkesummast jääb puudu, aga saab teha ka ühekordse nagu lisa ainult tõrke peale, mis puudu on ja siis on jälle kõik hästi. Ma võib-olla tooks siia sisse veel selle pangakaardi teema, mis praktiliselt kõikidel on nagu taskus needi. Et ma ütlen, et see on täiesti okei kindlustuskaitse, eriti tervise puhul. Aga see vist ei olnud päris nii, ütleme kuskil 10 aastat tagasi või niimoodi. 10 aastat tagasi päris nii ei olnud. Siis oli pigem see, et see pangakaardi kindlustus ei ole suurem asi midagi, et aga tänapäeval ma vaatan juba, et päris head on. Et ja selles mõttes, nagu näed, ma räägin konkurentidest ka ainult head. Aga võib juhtuda, et vaadake, et pangakaart on mõeldud nagu pere peale ja seal on nagu mingid limiidid on kõikide inimeste peale. Ja kui seal on näiteks 500 000 terviselimiit, siis üldjoontes ma arvan, et see on täiesti piisav. Aga kui me jõuame nagu pagasi või tõrke puhul, siis enamasti on seal 2000 tõrge, kallimatel kaartidel natuke rohkem, siis see ei pruugi perereisi puhul olla enam piisav. Ja see ei ole enam kindlasti nagu per nägu, vaid see on kogu reisi või pere seltskonna peale. Et üksinda reisidest ta võib-olla isegi on okei, aga pere puhul soovitus on, et mõelge üle ja küsige oma reisikonsultandilt täiendavat pakkumist.
Üks näitaja, mida selle pangakaardikindlustuse puhul vaadata, on see, et kas ta katab lennufirmade korralised graafikumuutused. Et kui lennufirma võtabki näiteks oma mingisugused lennud maha, teatab sulle sellest 3 kuud ette, siis võib juhtuda, et kindlustus seda ei kata. Just see pangakaardikindlustus. Ja seda juhtub tegelikult viimasel päris tihti. Graafikumuutused on väga sagedased, see, et nüüd üldse maha võetakse, seda võib olla mitte nii palju, aga see, et sul ühte lendu nihutatakse tund sinnapoole, teist tund teisele poole ja kokkuvõttes sul kaob näiteks ühendus ära, et tuleb kuskil transiitlinnas ööbida, millest tulevad lisakuludeks, et sellised asjad nende pangakaardikindlustuste puhul ei pruugi alati kaetud olla. Ehk siis lõppkokkuvõttes alati üleskutse, et lugege kindlustustingimusi. Parem enne võtta see aeg ja läbi lugeda, kui pärast hakata nutma selle pärast, et mulle ei hüvitata midagi, eks. Et siis, kui midagi on juhtunud, siis on juba hilja lugeda need, et teil peaks nagu ennem lugema. On teil lõppu veel midagi sellist, midagi veel südamel, mida öelda või mingi hea nipp reisikindlustuse koha pealt? Ostke kindlustust ja reisige palju, et ega siin muud polegi öelda. Tegelikult ei peaks nagu maailma kartma, et maailm muutub ja ta on võib-olla hirmutav, aga tegelikult Eesti kliima juures tuleb siit ikkagi vahetevahel põgeneda. Et Minu arust on see, et tänapäeval on kindlustus juba ükskõik millisel eluvaldkonnas. Keegi üldjuhul ei kahtle, kui ta ostab auto, et ta sinna juurde ka kuulub liikluskindlustus, kaskokindlustus. Et mind üllatab veel, et tänapäeval on tegelikult veel päris palju inimesi, kes ei mõtle reisi ostmisel automaatselt ka kindlustusele. Aga see võiks olla nii ikkagi. See on täiendav kulu. Jaa, auto puhul ka, aga sa ikkagi ei kahtle ju. Auto puhul on kohustuslik see liikluskindlustus, ilma sa ei tohigi sõita, eks. Aga reisile sind lubatakse, ka siis, kui sul kindlustust ei ole. Teeme reisikindlustuse kohustuslikus. Kuigi mõnel riigil võib olla selline reegel, et kui sa riiki sisened, et siis sul küsitakse, et Tansaania on üks selline näide, oli vist või? Jah, võib olla küll, mõni Afrika riik. Zanzibarile minu arust oli see teema, et sul on kohustuslik ja veel osta sealt koha pealt see mingi kindlustus. See on juba nagu riiklik äri, et nagu piiri pealt tuleb nagu mingisugune lisatikit müüa need. Kuulge, aitäh teile, loodetavasti siis tänasest saatest sai, minule küll sai ja ma loodan, et kuulajatele ka nii üks kui teine asi selgemaks, et see reisikindlustus ei ole lihtsalt lisakulu ja formaalsus, vaid selline päriselt oluline selline turvatunne, et mis võib siis teinekord väga keerulises olukorras säästa nii rahalisest kui ka väljaminekust kui ka liigsest stressist. Suur aitäh teile, Mauri ja Urmas, et tulite ja jagasite oma teadmisi ja soovitusi. Ja aitäh ka teile, head kuulajad, et olite meiega, kohtume juba järgmises episoodis ja seniks hoidke siis reisipesik ikka elus ja reisige targalt ja turvaliselt. Aitäh! Kuulmiseni! Reisilainele. Estraveliga.